Vähemalt keskealised inimesed mäletavad, et nõukaajal oli selline saade Kesktelevisionis nagu Loomariigis. Tohutult huvitav, nendel oli täiesti kosmiline eelarve, nad võisid sõita Aafrikasse, Antarktikasse, Ameerikasse ja näitasid kõiksugu huvitavaid elukaid. Meie eelarve on olematu ja et see saade üldse teieni jõuaks, kallid televaatajad, käin ma isiklikult praegu õhtuti Piritarannast taarat korjamas, aga me saame teile võõramaiseid elukaid ikka näidata ja selleks on oma abikäe ulatanud meile Tallinna loomaaia spetsialistid. Mati Kaal on juba valmis, valisid rõõm näha. Tere. Valisid esimeseks loomaks, keda tutvustada Amuri leopardi. Mille pärast? No sellepärast, et leopard liiginagi on väga eriline, sest ta on maailma kõige laiema levilega kasslane, aga Amuri leopard on üks haruldasemaid kasslasi kogu maailmas. Tallinna loomaaia töötajatel oli kevadel taas rõõmustamiseks põhjust, sest Amuri leopard Tarla tõi 3. aprillil ilmale oma 5. pesakonna kutsikaid. Tarla on tõesti kuldaväärt ema ja esimest korda maailma ajaloos oli võimalik veebikaamerast jälgida neid sünnitusi ja see on tõesti nii, et tervest maailmast, Indiast, Argentiinani on meil saadetud meile inimeste poolt, kes siis jälgivad veebikaamerast seda asja. Et selles mõttes on tõesti tegemist suursündmusega ja täiesti võimalik on, et need praegused kutsikad või mõned teised meil sündinud loomad osalevad juba lähiaastatel kusagil seal selles taastamise projektis. Mul juba sünnis saati tiigri süda see. Vabas looduses Amuri leopardil just hästi ei lähe ja neid on alles imevähe. Ikka tänu inimesel on neid nii vähe ja tegelikult on neid looduslikes oludes on ilmselt alla 40 ja needki on siis jaotunud seal Mansuurias, Primorje, Krai, Põhja-Korea ja Kirde-Hiina vahel. Kõige rohkem ongi tegelikult Venemaa osas. Ja kord siis seisiski mu vastas jahimees. Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud ees. Leopardi nahk on haruldane ja kallis ning eks see paneb ka salakütid tegutsema. Mitte otsene karusnahk, kuigi see oli ka väga kena. Oskavad siis hiinlased välja mõelda nii tiigri kui leopardi keha osadest igasuguseid imeravimeid. Aga kuna tegu on suure kiskjaga, siis ta vajab suuri saakloomi ja inimene nüüd enda liha ja muude imude pärast muutus seal talle konkurendiks küttides ja kohati olematuks muutes tema saakloomade asurkonnad ja kui seal kutsikad jõuavad paari aastaseks, mis on aeg, kus nad peavad õlmad vöö vahele panema ja õnne otsima minema, siis nad taest tahtmata satuvad teedel ja raudteedel konflikti transpordivahenditega, satuvad külade lähedusse ja ei leia enam seal oma kunagistel elualadel küladaselt toidubaasi. Nii mõneski mõttes on aga ka leopardid ise oma hädades süüdi. Näiteks noored uljaspeadest isased muudkui laiendavad oma territooriumi, aga sellega paraku kahaneb ka mõne potentsiaalse pruudiga kohtumine pea olematuks. Looduses on neid 40, kui palju neid on loomaaedades, tehistingimustes? Maailmas on tegelikult 100 loomaaedades ja praegust ongi ainukene lootus, mis veel võiks ehk aidata ja mida praegu üritatakse siis maailma looduskaitsega tegelevate institutsioonide ja inimeste ja sealt Primorje kandi välibioloogide abiga ette valmistada, et Sihotaliinide lõunanõlvade metsa ehitatakse üks niisugune poolloodusliku pidamise ala. Ja kui see valmis saab, siis hakataksegi viima loomaaedadest sinna leoparde, kes siis inimese hoole all poollooduslikes oludes loodetavasti hakkavad sigima. Kava kohaselt rohkem loomaaedadest pärit leopardi kutsikad inimest ei näeks ja muutuksid metsikuks. Kui on paar pesakonda niiviisi lahti lastud, siis viiakse need vanemad uuesti loomaaeda tagasi, tuuakse teise põlnemise rea pealt uus paar sinna ja loodetakse siis niiviisi tekitada sinna Sihotaliini mägede lähistele
siis niisugune tehisasurkond uus ja loodetakse, et siis mingisugusel hetkel, eriti kui proovida seal vahepeal tekitada rohekoridore, et siis need praegu jäänuk asurkond ja uus siis nagu rajatud asurkond, et need siis omal ajal tulevikus kokku saavad ja et siis on natukene ehk tulevik kindlam nendel Amuri leopardidel.